Tere tulemast! Mina olen Taeri Saar. Esimest korda kohtume HTML-ist ja CSS-ist. Ülesehitus siis selline, et kõigepealt ma räägin teile HTML-ist, siis natuke saate katsetada, kui hästi aru saite, siis räägin CSS-ist ja siis me paneme kõik asjad kokku. HTML, ma unustasin siin pildi vahetada. Hypertext Markup Language, see on siis põhimõtteliselt leheküljel selline skelett, et ta nagu sellega saab tööd teha, aga ta ei ole nii uhke välimusega. Et see ongi põhimõtteliselt kogu skelett, igast elemendid. See on kon. Paneb struktuuri paika, pärast CSS-iga saab ilusamaks teha. Struktuur on siis selline tühi struktuur, et see annab brauserile märku, et tegu on HTML5 dokumendiga. Siis HTML tag wrapib enda sisse kõik HTML elemendid. Head, ma pärast näitan, mis head annab. Body sees on kõik, mis te näete, et mingid tekstid ja sellised asjad. Jah, põhimõtteliselt kui kaasa teete, siis võite omal kusagile ma ei tea, Notepadi Visual Studios sellise struktuuri valmis teha, sest pärast on seda vaja. Nii, visuaalselt siis see struktuur, et siin headi alla tulevadki info pigem brauserile, mitte see, mida sa visuaalselt näed, et kui sa paned siia mingi title'i, siis see ongi siin akna pealkirjake ja saad ikooni ka panna, et siis ma ei tea, mingi nunnukonna sinna. Ja body sees on siis see, mida sa näed. Et ma täpsemalt räägin, mis need kõik tagid siin on, aga jah, saad sellise asja teha. Need elemendid siis, heading on siis pealkirjade jaoks, nagu siin on näha, siin on first, second, heading. Jah, tegelikult see kood ei ole siin täpselt see sama, aga jah, headingud, pealkirjaks, paragrahv, lihtsalt mingi sisutekst, image'iga näitad pilti, lingiga paned lingi, listide jaoks näitan järgmistel tabelit, näitan ka pärast. Listid siis saad teha kas unordered või ordered listi. Unordered siis on lihtsalt mingid täpikesed, neid täppe ja asju tegelikult saab muuta ka, aga ma siin seda ei õpeta. Mul on siin kood natuke vale. Parandame ära. See peaks olema OL, O as in ordered. Nii. Jah, listid sellised. Tabelid, et kõik tabeli sisu on siis table tagide vahel, nagu HTML-i tekst on HTML tagide vahel. Ridade jaoks TR, table row. Päiste jaoks on TH, table header. Ja lahtrite jaoks on TD, ma ei tea täpselt, mis see T oli. Sedasi tekstivormis on see üsna segane asi, aga väike visuaalsem näide on siis see. Nagu näha, kõik on table tagide sees. Read, ehk siis niipidi on siis table rows, headingud on mul kõik esimesele reale pandud, teisel real on lihtsalt, teistel ridadel on tekstid, et iseenesest saab tabeli sisse ka panna igast linke, pilte, asju, aga siin ma tegin lihtsalt hästi minimalistliku näidise. Style põhimõtteliselt CSS-is saab kasutada HTML-i otse sees, et kui sa tahadki ainult ühte elementi muuta, see ei ole küll kõige parem, aga lihtsalt väike ülevaade sellest ka. Et siis ongi mingi HTML tag, põhimõtteliselt ongi, ma ei tea, H1, et headingule tahad panna mingit värvi või mida iganes teha sellega, et sa saad selle otse niimoodi panna. Semikoolonit ei tohi unustada, sest kui sa panedki siia, unustad semikooloni ära, siis ta on sul segaduses, sest ta ei saa aru, et teine tag tuleb järgi. Täpsemalt siis CSS-ist hiljem. Paar näidet teile.
et heading utel saab muuta värvi. Ongi siin, et paned style võrdub color ja saad mingi random colori panna, siia saab neid hex koode ka panna, aga noh, lihtsam on panna mingi nimetused esialgu. Ja nagu näha, pole värvi või noh, default must värv ja siin on punane ja saad muuta ka taustavärvi. Et siin on tabel, kus ei ole tausta värvitud ja siin nagu näha on pandud tervele tabelile style, et siis ta on cyan. Muidu saab panna ka reale, ühele sellele table cellile asjadele, et kõike saab teha, mis süda ihkab. No nii, ma ei tea, või kui mingit materjali on vaja täpsemalt uuesti üle vaadata, siis ma võin tagasi minna, ma võin slaidi lingid panna ka Discordi iseenesest. Aga kes esimesena selle tabeli valmis teeb, saab kommi. Nagu ma vist sain valmis. Kas sa saad näidata kuidagi? Ma vaatan, üks ma... Nii. No täitsa uhke. Ma võin sulle neljapäeval koosolekul kommi anda. Ei! No nii, okei, Laura võitis. Kas te teete veel tabeli lõpuni või lähme CSS-i? Te võite minna. Okei, nii. CSS. Nüüd me saame kõik ilusaks teha. See on siis Cascading Style Sheetsi akronüüm ja põhimõtteliselt paneb HTML-i skeletile naha ja kõik asjad külge. Et kirjeldab siis, kuidas need elemendid asetsema peaksid ja millised need välja võiks näha. Ja põhimõtteliselt enamuse visuaalsest poolest saadki CSS abil teha ja saab interaktiivsust teha, ma ei tea, mingi CSS animatsioone saab ka teha, ma ei ole ise teinud seda. Igatahes, näide. Ma tegin selle võistluse käigus tehtud tabeli ilusamaks natukene. Ma mingid, jah, natuke ilusam on, ma arvan. Ma seletan pärast täpsemalt, mis need tagid teevad. Aga ma tegin ta siis natuke imaramaks ja panin jooned vahele ja selliseks nunnuks. Kuidas kasutada üldse CSS-i HTML-is? No nagu me enne tegime, oli võimalik igale elemendile eraldi lihtsalt panna inline style tag, mis on suht tüütu. Internal, et sa paned otse HTML-i faili CSS-i, seda väga ei soovitata või noh, sa võid seda teha, aga üldine standard on see, et sul on eraldi CSS-i fail ja sa lingid selle HTML-iga. Et tehke omale CSS-i failid. Samas, vaadake, et see oleks samas kaustas, kus HTML-i fail. Siis on mugavam linkida neid. Okei, ja nüüd põhimõtteliselt paneme nad, Hugo, sul on tehtud? Paneme nad siis kokku. Selleks on vaja ühte maagilist rida, mis läheb headi sisse, nagu näha see head. Kirjutate sellisesse, et link rel võrdub style sheet. Ja siis teiste jutumärkide vahele pange enda faili nimi. CSS, jah. Jah. Mis iganes faili nimi. Jah, aga see läheb HTML faili. HTML faili, mitte CSS faili. Muidu sa paned CSS faili sisse, CSS faili. Headi vahele ja. Ja siis põhimõtteliselt võite katsetada, kas see töötab teil. Et no siin on igast tagid, võitegi panna mingi, nagu näiteks mul siin oli, tähendab mul siin ei olnudki, võt. Et panete näiteks mingile elemendile. Teibli asemel võib olla kirjas body, siis te muudate terve lehekülje kraami. Et võitegi panna mingi body, background color, something. Mis see padding on? Ma pärast räägin. Color.
pane midagi suvalist ja siis save'id, võtad HTML-i lahti, vaatad, kas nad on lingitud ilusti. Nii, vaatame nüüd natuke tag'e või elemente. Neid on tegelikult suht palju, aga ma õpetan teile ainult neid, mida on vaja viimase ülesande jaoks. Text color muudab teksti värvi. Kirjutate lihtsalt color. Background color iseenesestmõistetav, muudab tausta värvi. Border radius on üks mul ilmselt enim kasutatud element, et teeb elemendi ääred ümarmaks. Nagu siin on näiteks see, et siin samas slaidil on selline ümmargune äär. See on lihtsalt lünnu välja. Margin ja padding. Põhimõtteliselt neid on suht lihtne sassi ajada. Ma järgmistel slaidil näitan täpsemalt, mis nende vahe on. Igatahes jätke meeles. No margin jah, põhimõtteliselt, et ma seletan pärast, siis mul on visuaalne pool küljes. Veel elemente, mida meil on vaja. No okei, need kaks esimest ei ole otseselt elemendid, vaid need on nagu elemendi sellised state'id, et hover on see, kui sa oledki hiirega millegi kohal, et ma praegu olen siin cursoriga hoveri teksti kohal, et mida element teeb, kui niimoodi juhtub. Ja active on see, mis juhtub, kui sa vajutad seda. Transition, et no näiteks, kui sa lähedki hover state'i peale ja sul element peaks värvi muutma, et siis transition teeb selle nagu smoothimaks. Ja filtrid eksisteerivad, mis teevad elemendid lähedamaks. Ja siin siis padding versus margin. Ilma margini või paddingu lisamiseta on element selline, et ma panin talle valge tausta värvi. Siis margin teeb seda, et ta võtab ruumi kõikjalt, mis ei ole nagu elemendi enda sees otseselt, et seda tekitabki ruumi väljapoole. Nagu näha, siin ma lisasin 80 pikslit marginit ja nüüd ta tekitas ruumi juurde, aga paddingu puhul ta tekitab nagu elemendile sisse ruumi juurde, ehk siis tegi selle background colori suuremaks, nagu näha. Arusaadav? Jaa. Panimoja. Väga hea. Hover, väike visuaalne selgitus sellele ka siis. Nagu ma ütlesin, et kuidas element käitub, kui hiirega hoverida selle kohal, niisama element ja koodist paistab, et ma panin element H2-le, hoveri puhul selle, et ta muutub siniseks ja kui käia hiirega siit üle, siis ta muutub siniseks. Ja active'iga lihtsalt sama lugu, aga vajutamise puhul klikid, siis läheb punaseks. Transition, nagu ma ütlesin, teeb smoothimaks, ma tegin mingi näidissaidi, sest sellel tekstil ei ole transitioni, nagu näha, et ta läheb hästi järsult, aga sellel on, et seda läheb sedasi sujuvamalt. Filter drop shadow, see on üks filter, mida meil on vaja viimase harjutuse juures, et ta tekitab elemendile varju. Natuke see süntaks on siis, et filter, drop shadow, siis see, kui offset X, offset Y, siis kui blurred ta on, kui siia midagi ei pane, siis ta jääb lihtsalt teravate äärtega kast. Värv on vist, jah, by default värv on tekstivärv. Ja see on kohustuslik, et sa määrad kas offset X või offset Y, kui teised sa võid põhimõtteliselt tühjaks jätta. Muidu default value on 0. Ja väike näide. Sellel elemendil on siis drop shadow lisatud. Nagu näha, offset X, offset Y, siis tal on blur radius 5 pikslit ja varjuvärv on sellise hex koodiga. Ja teeme nuppu. Et kujunduse võite te põhimõtteliselt ise välja mõelda. Nupu sisu tuleb teha HTML siis ette endale. Mina tegin selle lingina, te ei pea tegema linki, võite teha mingi, ma ei tea, lihtsalt paragrahv teksti või headingu või midagi sellist. Ja siis
HTML-is palju polegi teha, teete lihtsalt elemendi, panete mingi teksti ja ülejäänud asjad lisate ise CSS-is. Siin on näidatud kõik kohustuslikud mis see sõna on, kriteeriumid, mis peavad olema täidetud, et teil on nupul mingisugune tekst, nupul on taustavärv ja on näha, et te olete kasutanud paddingut, et see background color ei ole nupul kuskil küljes. Hover ja active, et käite hiire, nagu näidise puhul näha, et hiirega üle lähed, siis ta muutub heledamaks. Active'i puhul läheb valgeks. Transition ka näha. Läheb smoodimalt. Ja jah, kõik, kes ära täidavad, need punktid saavad midagi head kommi. Oota, ma korra katsetan. Mul ei ole siin seda faili enam alles. Või tähendab, mul on see fail okei. Ma proovin mingi vaata, kuidas seda fixida sai. Mis tagi ma panin H1. Ma vale keyboard. Lahe. Kuidas see oli? Äkki see mingi? Ma proovin seda. Kuidas ma sain? Mis asja? Seda siis saab väiksemaks teha. Kui soovid. Oota, kuidas ma sain teksti keskele? Text align center. See siis või? Jah. Nii, kuhu ma suht parema pean? Ilus. Perfect. Ta peaks sulle pakkuma, kui sa paned, pakub sulle siin Justify nagu vastupidi kandmine. Justify blokk. Wow. No, miks see nupp nii ilus on, mul mingi imepikk on. No, Nii lapik ja pikk lihtsalt. aga ma näitasin, vaata, pane, kas sa näed mu ekraani ju? With. Sellega peaks saama. Nagu muidugi, kui sa mingeid div'e ja asju pärast kasutad, siis saab seda mõistlikumalt, aga lihtsalt praegu selline basic with'iga. Vau, milline kunst. Usvata. No, ma ei tea. Nupud valmis või? Jah. Näita. Nii, vaatame Laura nuppu üle. Väga kuna mul on see pealselt seda klikkamist nagu väga. See on aku või? Lapikud. Mis aku? See on aku, seal see linku. Ma ei tea. Aku oli, auto. Jaa. Täitsa korralik nupp, saad veel ühe kommi neljapäeval. Saad see ära söönud kommis. No nii, Roger. No nii. Vajutan nuppu kohe. Koodi, mis te ikka vahite. No nii, haveri ja vajuta. Läheb ka mingi siia. Ilus. Davai, oled kommi välja teeninud. Okei, ma ei tea, minu poolt kõik. Thanks. Slaidid võtsin Slides Gold ja kõik ikoonid asjad FreePickist. Credit to them. Jah, kõige tähtsam küsimus. Midagi ei saa. Kelle poole on pöördunud? Raisatud, maha visatud aeg. Ja oligi selline nunnu tunniajane koolitus. Nii nagu pidi. Nice. Tore, et osalesite. Veel toredamalt ära. Jaa, Nojah, väga cool. väga cool. Mina nüüd lähen rongile. Hüvasti.